Jõgevamaa kodanikuühenduse tunnustamisel Elvis tunnustuse väärt algatus härra Arvo Kaseloo, kelle eestvedamisel sai teoks Umbusi ajalooraamatu kirjutamine. No mis oli selle raamatu kirjutamisel kõige keerulisem ja kõige huvitavam? No keerulist ei olnud midagi. Mul tegi asja lihtsaks see, et mul olid elavaid allikaid, kes olid Eesti Vabariigi vanused. 23. novembril sai 100-aastaseks Edgar Lelle, kes andis mulle hindamatut informatsiooni, kes mäletas tolleaegseid sündmusi ja kellel oli mälu veel täiesti korras. Ja 23. novembril pidasime tema 100 aasta juubelit ja kusjuures ta oli veel nii tubli, et tantsis tantsupõrandal. Ja teine muidugi selline on Silvia Pulst, kes ka 94-aastane ka mäletas. Nii et mul ei tulnud otsida ainult nendest kuivadest dokumentidest neid sündmusi ja mälestusi, vaid ma sain otse nende käest, kes tol ajal elasid, kes mäletasid seda. Ja seda võrra oli mul lihtsam. Mille poolest see Umbusi küla üks eriline kant Eestimaal on, et ta oma raamatut väärib? Umbusi küla oli, nagu see raamatu pealkiri ütleb, et seisis küla keset raba nagu 7 luku taga. Ta oli eraldatud muust maailmast. Ta oli soode ja rabadega, nii et kevadel ja sügisel oli väga raske Umbusist muu maailmaga sidet pidada ja ta arendas nagu riik riigis. Ja ta oli üks jõukamaid Põltsamaa kihelkondade jõukamaid külasid 100 aastat tagasi. Seal oli 3 kauplust, seal oli 3 kooli, seal oli 3 kõrtsi, seal oli 2 vesiveski, 1 tuuleveski ja üle 600 elaniku. Nii et ta oli üks jõukam kants Põltsamaa. No see on ju üks lausa ime, aga mis te härra Kaseloo arvate, kas iga küla väärib oma raamatut? Kindlasti väärib ja viimane aeg on need tublid inimesed välja leida, kes mäletavad veel midagi, mida aeg edasi seda hämaram see asi on. Ega tol ajal oli ju maa, oli see, mis innustas, mida taheti saada ja mille nimel töötati, need sõrmed olid konklus ja küüned tuusid ära. Ei, ma olin. Sa olid? Jah. No siin tehakse olema praegu siin Kuremaa Lossi saalis ja tehakse väga hästi pilti teistest, kes said siin ka autasu. Härra Kaseloo, mida te arvate sellest tänasest päevast üldse? No väga meeldiv, et selline tunnustus oli, ega ma selle nimel ja seda ei teinud. See ei olnud mitte äriline projekt, see oli rohkem nagu missioonitundes tahtsin otsida välja need oma küla tublid inimesed, kes olid siin töötanud, kes olid rajanud need talud, mida praegu varemetena võin imetleda, ikkagi millised kivilaudad olid tehtud ja millised elumajad olid tehtud, need jäädvustada neid, kes siin elanud olid. Ja näidake meile lõpuks seda autasu ka mitte saite. Ja autasu on ka käest siin tein. Ja edu ja jõudu. Aitäh.